kuulun squashi klubisse, mis on ühtlasi ka jõusaal. Igal aastal 1. jaanuaril toovad nad sisse lisatrenažööre. Koht on puupüsti täis. 7. jaanuari paiku viivad nad kõik lisaseadmed minema, sest enamik inimesi on oma uusaasta lubadustest loobunud ja klubi naaseb tavapärase olukorra juurde. Rohkem trenni teha, tervislikult toituda, vähem aega sotsiaalmeedias veeta, suitsetamisest loobuda, vähem raha kulutada. Nende tavaliste uusaasta lubaduste andmises pole midagi halba. Loomulikult anname me kõik lubadusi, mida me ei suuda täita. Head uudised on, et iga aasta on võimalus uueks alguseks, aga sama on ka iga nädalaga. Iga pühapäev on nädala esimene päev, uus algus. Tegelikult on iga päev võimalus uueks alguseks. Need on esimesed 3 sõna piiblis. Alguses, Moosese 1:1. Igaüks tänastest kirjakohtadest räägib meile midagi uutest algustest ja uutest võimalustest ning pakub välja mõned võimalikud uusaasta lubadused. Psalm 1, salmid 1-6. Kui alustad just selle väljakutsega lugeda sel aastal kogu piibel läbi, siis see psalm sisaldab sinu jaoks julgustavaid sõnu. Lubadus on, et kui sa rõõmustad Jumala sõnast ja mõtiskled pühakirja üle ööd ja päevad, salm 2, siis su elu on õnnistatud. Õnn tuleb sellest, mis sinuga juhtub. Õnnistus on see, mis juhtub sinuga läbi Jumala tundmise ja tema sõnade üle mõtisklemise. Jumal tõotab sulle viljakust, mis kannab vilja omal ajal, salm 3, osam. Elujõudu, mille lehed ei närtsi, salm 3 osa C, ja edu, kõik mis ta teeb õnnestub, salm 3 osa D, kuigi mitte tingimata materiaalset edu. See sõnum on toetatud põgusa pilguga õelate lõplikule saatusele. Psalmist ei ürita teeskleda, nagu õelad vahel ei õitseks. Ta lihtsalt tuletab meile meelde nende edu ajutist iseloomu. Nad on nagu aganad, mida tuul minema puhub. Salmid 4 ja 6. Kestva ja lõpuks igavese viljakuse ja elujõu võti peitub sinu suhtes Jumalaga. Kui sa püüad järgida õigete teed, võid olla kindel, et Issand ise valvab sinu üle, salm 6. Otsusta keskenduda oma elus Jeesusele. Piibel räägib Jeesusest. Uus testament algab tema sugupuuga. Kui me loeme Jeesuse esivanemate nimekirja, on julgustav näha, et sinna kuuluvad Taamar, abielurikkuja, Rahab, keda kirjeldatakse kui prostituuti, Rut, mittejuudist Moabid, Saalomon, kes sündis kuningas Taaveti abielurikkumisest Batsebaga ja paljud teised. Õnneks kasutab Jumal patuseid inimesi ja seega saab ta kasutada ka meid. Ükskõik milline on sinu minevik või kui katkine su elu praegu tundub, Jumal saab sind kasutada millegi suure tegemiseks sinu elus. Nimi Jeesus tähendab, ta päästab oma rahva nende pattudest. Iga kord, kui me kasutame nime Jeesus, tuletab see meile meelde, et meie suurim vajadus ei ole õnne või rahulolu järele, kuigi need võivad olla kõrvalsaadused. Meie suurim vajadus, nagu Jeesuse esivanematelgi, on andestuse järele. Seega vajame me päästjat. Matteuse evangeeliumi algus näitab meile, et Jeesus on kõige Vanas testamendis kirja pandu täitumine. Jeesus on ajaloo kulminatsioon. Matteus alustab oma evangeeliumi Vana testamendi loo kokkuvõtmisega Jeesuse sugupuu kaudu. Vana testament jutustab loo, mille Jeesus lõpetab. Matteus esitab Jumala rahva ajaloo 3 võrdse perioodi kaudu. 14 põlvkonda Abrahamist Taavetini, 14 Taavetist pagenduseni ja 14 pagendusest Kristuseni. Sugupuus on bioloogilised põlvkonnad vahele jäetud, mis oli Vana testamendi sugupuudes üsna tavaline. Matteus tahtis osutada, et Vana testamendi ajalugu jaguneb 3 ligikaudu võrdseks ajavahemikuks oluliste sündmuste vahel. Jeesus on Vana testamendi loo lõpp-punkt, kulminatsioon on saavutatud. Jeesuses täituvad kõik Jumala tõotused. Jeesus ei ole mitte ainult Vana testamendi loo lõpetaja ajaloolisel tasandil, vaid ta on ka Vana testamendi ennustuste ja kõigi Jumala tõotuste täitumine. Matteus lõpetab 5 stseeni Jeesuse eostamisest, sünnist ja varasest lapsepõlvest Hebrea pühakirjade tsiteerimisega, mis on kirjeldatud sündmuste läbi täitunud. Esimene on täitumine Jeesuse eostamises. See kõik sündis, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti kaudu. Neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel, mis tähendab Jumal meiega. Kogu ajalugu, ettekuulutused ja tõotused täituvad Jeesuses. Kogu sinu elu täitub Jeesuses. Iga osa sinu elust, sinu töö, perekond, suhted, sõbrad, mälestused ja unistused täituvad Jeesuses. Issand, tänan sind selle tõotuse eest uueks aastaks, et Jeesuses oled sa minuga.
aita mul keskenduda oma elu sinule algaval aastal. Sa ei ole siin juhuslikult. See universum on Jumala looming, sina oled loodud tema näo järgi. Esimese Moosese esimesed peatükid jutustavad universumi algusest. See läheb kaugemale teaduslikest teooriatest kuidas ja millal. See vastab küsimustele kes ja miks. Teaduslikud teooriad ei tõesta ega lükka ümber seda seletust. Pigem on nad üksteist täiendavad. Kui loeme seda lõiku Uue Testamendi valguses, näeme kogu kolmainsust loomises osalevat. Heebrea sõna Jumala kohta on mitmuslik nimisõna. Püha vaim osales loomises. Looming toimus läbi Jeesuse. Ja Jumal ütles, Jeesus on Jumala sõna ja tema läbi loodi universum. Selle loomisloo keskel on hämmastav kõrvalremark, mis näitab Jumala tohutut väge. Ta tegi ka tähed. Me teame nüüd, et ainuüksi meie galaktikas on tõenäoliselt 100–400 miljardit tähte ja meie galaktika on vaid üks umbes 100 miljardist galaktikast. Ta tegi need kõik, just nii lihtsalt. Tema loomingu tipp oli inimkond. Sa oled loodud Jumala näo järgi. Kui tahame teada, milline on Jumal, siis mehed ja naised koos meessoost ja naissoost peegeldavad tema nägu. Iga inimene on loodud tema näo järgi ja teda tuleb kohelda väärikuse, austuse ja armastusega. Sinu võime Jumalaga suhelda on peegeldus sellest, et oled loodud tema näo järgi. Jumal kiidab heaks kõik, mille ta on loonud. Ta ütles, see on hea. Paljud inimesed tunnevad end väärtusetuna, ebakindlana ja tähtsusetuna. Aga Jumal ei loonud prahti. Jumal lõi sinu. Ta armastab sind ja kiidab sind heaks. Ta ei pruugi heaks kiita kõike, mida sa teed, kuid ta armastab sind tingimusteta, kogu südamest ja pidevalt. Me näeme selles lõigus, et töö on õnnistus. Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Töö on osa Jumala heast loomingust, mitte pattu langemise tagajärg. See lõik tuletab meile ka meelde, et keskkonnakaitse on Jumala plaani keskmes inimkonna jaoks. Puhkus ei ole valikuline lisa. See on see, mida Jumal tegi. Ta puhkas. Need puhkepäevad, vabad päevad, pühad on erilise õnnistuse päevad. Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses selle. Pühad on pühad päevad. Need osutavad tõsiasjale, et elu on eelkõige olemise, mitte tegemise kohta. Ära tunne süümepiinu puhkuse võtmise pärast. Pühad on iseenesest head. Need on ka aeg vaimseks taastumiseks. Ära tööta liiga palju. Jumal võttis aega puhkamiseks ja nautis seda, mida ta oli teinud. Sa ei pea pidevalt töötama. Sa oled loodud vajadusega lõõgastuse ja puhkuse järele. Võta aega, et nautida oma tööd ja oma töö vilju. Esimeses Moosese raamatus näeme, et Jumal andis Aadamale ja Eevale laiaulatusliku loa. Te võite vabalt süüa kõigist aiapuudest ühe keeluga, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. Ta hoiatas neid karistuse eest, kui nad ei kuuletu sel päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Sa ei pea teadma ja kogema kurja. Jumal tahtis, et sa tunneksid ainult head. Issand, tänan sind selle universumi eest, mille sa oled loonud. Aita mul hoida end kurjast eemal ja nautida kõik häid asju, mida sa oled meile nautimiseks andnud. Matteuse esimeses peatükis näeme, kui raske see pidi olema Maarjale, tema vanematele Joosepile. Nad pidid tundma end piinlikult ja häbistatult. Me näeme, miks Joosep valiti Maarja abikaasaks, ta oli väga muljetavaldav. Tüdruk, kellega ta pidi abielluma, oli rase, tal oleks olnud õigus olla raevunud. Ometi ei tahtnud ta teda häbistada ja oli plaaninud salaja lahutada. Me näeme, kuidas ta käitub pärast seda, kui ingel ilmus unes ja käskis tal Maarjaga abielluda. See pidi nõudma suurt usku, et jätta kõrvale see, mida inimesed mõtlesid ja kasvatada last, kes ei olnud tema oma.